et videos oli näha mingi poiss, kes sõitis ilmselgelt rada, mida ta tundis. See oli näha, et ta need erinevad nagu kohad, kus kohast ta läbi sõitis, kuidas ta seda kohta valis, on tal ilmselgelt nagu selged olnud, et sai näha, et need ei olnud alati kõige nagu võib-olla esmapilgul ratsionaalsemad liigutused, mis ta tegi, aga need olid nagu hästi selgelt mingi kogemuse põhjal tulnud. Ilmselgelt see, kus ta sõitis vahepeal keset tänavat, on ju ilusasti mõlemalt poolt autodest natuke eemal, selleks, et vältida seda, kui keegi juhuslikult teeb ukse lahti, et see sinna nagu ukse otsa sõida, mis on maailma ilmselt üks kõige levinum jalgrattaõnnetuse liik üldse. Ilmselt seal on nagu see võib olla see tänav, kus tal on mitu korda võib-olla kõnnitee peal sõites nagu hoovist välja tulekul auto ette sõita. Et ja noh, mõni ime, et seal nagu nii kitsaste kõnniteedega tänaval seal on niisugused koha, kus kuidapidi sa sõidad seal tänava peal, on ju, et kas sa tuled paremat või vasakult. Auto nina on enne kõnnitee peal väljas, kui sul autojuht üldse näeb, hakkab nägema, mis seal nagu toimub. Ja sul tegelikult ongi valida, et kas sa saad seisma või sõidad otsa. Mis jäi silma väga tugevalt kohe esimesel vaatamisel on see, et olukorras, kus kõnniteed on nii ehk naa üsna kitsad, on seal kõik võimalikku muud tänava tavaari veel nagu lisaks, et sul on selle sama meetrise asja sees kasvavad puud, on ju, sul on ajutised liiklusmärgid, mis on tegelikult autojuhtide rahustamiseks, millega peaks pandud kõnniteele, sul on mingid poste, treppe, jumal teab mida kõike veel, on ju, ja selles olukorras on, ma ei oska öelda, mis seal on, see on nagu ime, et seal nagu neid õnnetusi vähem on, on ju. Küll aga on see, et samal ajal näed, et nagu kõrval olev sõidutee on ilmselgelt selle asukohale tihti nagu liiga lai, et seal võiks nagu vabalt tubli meetrikese või isegi selle tänava ristlõike peale vaata, et 1,5 nagu ümber jaotada ja oleks kõigil natukene mugavam. Seal kuskil Balti jaama kandis on näha, kus sõidab sellel Tallinna leiutatud kergliiklusteel, mis on siis see, kus tädi tütrega on jalgratta kohal õljub, see märk. Et see on niisugune tore leiutis, kesktelge puha, on ju, aga samas on see, et see nagu ei anna mitte midagi juurde meie nagu jalgratta infrastruktuurile või kõnniteede olemusele, et sama hästi võiks seal lihtsalt kõnnitee olla, sest kõnniteel põhimõtteliselt võid sõita. Mujal maailmas tehakse seda niimoodi, et sul ikkagi eraldatakse mingi niisugune väike rada rattale, on ju, siin on rattamärk peal. Kui ma selja tagant tulen, jalakäija on ees, ma lasen kella, jalakäija teab, millise rea pealt ta ära peab tulema, on ju, ja me saame olukorra, kus meil on kergliiklustee, mis töötab ilma igasuguste konfliktidega. Täna on see, et rattal kella nõuda on suhteliselt mõttetu, keegi kella peale midagi reageerida ei oska. Mis seal veel oli? Kooli juurde jõudes klassikaline Eesti viga, aga niisugune nigel valik rattahoidja osas, kus paned ratta esirattaga või tagarattaga vahele. Ja küll sellel mudelil oli isegi mingi kõrgem aas, et sa teoreetiliselt saad ju sealt nagu panna midagi ümber raami ka, on ju, aga jälle see, et tegelikult sama raha eest sama suure ala peale saaks panna tükk maad rohkem rattaid, kui panna näiteks püsti üks pikk toru, on ju, mis on kõvasti maa küljes kinni, kuhu saab nagu rattad lukku panna päriselt. Nii et nad ei lähe sealt jalutama või ei ole ka seda hirmu, et kui sul on see parkla rattaid täis, on ju, kui kõigil on selle esirattaga vahel, on ju, üks läheb teise, kummardab teise ratta ümber, on ju, on esiratas kõver, lähed töökohta jälle, mõnikümmend euri läheb, on ju. Mis seal veel siin? Üldine pilt oli jah see, et minu arust see nagu sõit näitas väga selgelt ratturi positsiooni täna Tallinnas, et sa tegelikult oledki nii, et sa pead nagu leiutama kogu aeg, et kus sa sõidad ja mis sa oled, on ju. Et on mingid lõigud, kus on parem kõnnitee peal sõita, on mingid lõigud, kus on mõistlik sõidutee peal sõita, on mingid harvad kohad, kus su nagu trajektoor kattub selle rattateega, on ju. Väljaspool kesklinna loomulikult seal on nagu päris hästi rattateedega isegi, aga just kesklinnas on see, et see üsna leidlik olema kogu aeg.
ja aga jah, veel kord ikkagi, et minu arust see nagu obstaaklite hulk, mis kõnnitee peale lubatakse, et see on täiesti uskumatu, et ja samal ajal mitte keegi ei tuleks selle peale, et nagu ma ei tea, sõidurada isegi mõne koha peal pool meetrit kitsamaks teha, mida võiks tegelikult teha nagu anyway, et saaks rahulikuma liikluse ja turvalisema keskkonna. Aga jah, jalakäija ilmselgelt arvatakse, et saab igalt poolt läbi ja rattur ka. Aga kui seal trepi ja posti vahel 30 centimeetril on lapse käru, kui tahad mööda saada või ratas ja memm saavad korraga kokku, siis on konflikti olukord. Nii et rattur tegib minu arust nagu kõik väga hästi. Nüüd on nagu küsimus, et kuidas linnaplaneerijad aru saavad sellest, et kuhu mis asju panna ja kuidas teha. Et kui niisugust ohutust rattaga kooli minemisest üldse rääkida, et siis seda tuleks alustada sellest, et lapsevanem läheb esimene kord koos lapsega ja näitab ära, kus kohas mis asjad on, täpselt, et kus kohas sa mida pead jälgima, mis on need ohud, mis seal võivad olla. Lapsele kiiver pähe, siis kuni 16-aastane on kohustuslik ja edaspidi oma valik, kuidas tunne on. Ja mina arvan küll, et Tallinnas tegelikult on võimalik, turvaliselt on võimalik liigelda rattaga, mugavalt, mitte alati. Aga mida rohkem lapsi käib rattaga koolis või jalakoolis, seda turvalisem on liiklus koolimajade ümbruses. Sest et väga suur osa sellest hullust liiklusest, mille pärast lapsevanemad ei julge lapsi kooli saata nagu iseseisvalt, tuleb tegelikult ju sellest, et nad ise viivad oma lapsi autoga sinna. Nii ongi, et sellest nendest, kellel see alguses oli kuidagi vajalik, siis need, kes olid lihtsalt nagu jäi tee peale, et nendele autoga kooli viivatel lapsevanematel lisaks tulnud need, kes ei julge lihtsalt lapsi liikluse pärast kooli saata ja lähevad ka autoga sinna. Minu arust on küll muidugi laps ratta peale ja kooli ja igale poole. Kiire, mugav ja lõpus.